Selliseid väljakutseid on lausa 70% päevas. Tulevikus lubab Häirekeskus ohu hindamise, kas on vaja kiirabi või mitte jätta tehisintellektile, kuid kuidas praegu otsuseid tehakse, kas saata kiirabi välja või mitte. Iga kord, kui inimene meile helistab ükskõik mis murega, siis päästekorraldaja selgitab välja selle abivajaduse. Küll aga ei näe meie, milline see olukord seal kohapeal tegelikult on ja kui on vähegi kahtlust, et seal võib olla inimese tervisele või elule ohtu, siis me ikkagi kindlasti saadame kiirabiga välja. Hetkel ongi Häirekeskuses ettevalmistamisel videokõnede vastuvõtmise võimalus, et oleks võimalik hinnata, milline olukord on sündmuspaigas või milline näeb patsient välja. Häirekeskus loodab juba järgmisel aastal kasutusele võtta uued ohuhindamise kriteeriumid. Ja kuivõrd Häirekeskuse päästekorraldaja töö on täna niivõrd keeruline, siis oleme me otsimas ka võimalusi, et muuta seda keerukust mõnevõrra väiksemaks. Me leiame, et appi võiks tulla meile tehisintellekt. Ja tehisintellekt just sellest küljest, et ta aitaks meil muuta helistaja poolt antud informatsiooni selliseks, mille abil me saaksime võimalikult hästi ohuhinnangut anda, mille abil see ohuhinnangus oleks võimalikult vähe vigu ja mille abil me saaksime siis ka saata õiged abiandjad sündmuskohale. Et tehisintellekt võtaks arvesse siis helistaja poolt antud informatsiooni, ta võtaks arvesse meie reageerijate ehk et kiirabipääste ja politsei poolt ette antud reeglistikku, milliste sümptomite puhul keegi peaks väljakutsele välja sõitma ja milliste sümptomite puhul siis üks või teine väljakutse, millisesse kategooriasse siis liigituks. Ja loomulikult see tehisintellekt peaks arvesse võtma siis ka varasemat kogemust, ehk et kui meil täpselt selliste sümptomite puhul klassifitseerus väljakutse kiireks, siis ja kui nüüd hädaabikõnes esinevad need samad sümptomid, siis see tehisintellekt, see sama tehniline lahendus annaks meile vihjeid, toetaks meid selle sama õige ohuhinnangu andmisel.